Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Alustame kiireloomulisema teatega. Seoses suu- ja sõrataudioha kiireneva levikuga Kesk-Euroopas andis Veterinaar- ja Toiduamet välja määruse, millega lõpetatakse lehmakauplemine Toompea lossis ja sellega piirnevatel kinnistutel. Lehmakauplemise keeld laieneb ka Stenbocki majale ja suuremate linnade linnavalitsuse hoonete ja nendega piirnevatele kinnistutele. Endiselt võib lehmakauplemisega tegeleda lokaalses mahus ja sõprade ja sugulaste ringis. Erakonnad on lubanud otsuse kohtusse kaevata, sest läbi aastakümnete ja isegi sadade on lehmakauplemine olnud poliitilise tegevuse üheks peamiseks sisuks ja edasiviivaks mootoriks. Valitsusega annab teada, et seekordne kella keeramine õnnestus taas ja see annab julgust ka pisut suuremateks ajaga seotud aktsioonideks. Nii nagu paljud inimesed ka ise on aru saanud, ei ole Eestil praegu majanduslikus mõttes just kõige paremad ajad, teatab valitsus eriteade, milles lisatakse, et samas on valitsuses pädevad asjatundjad, kellel on omalt poolt ette valmistatud kava keerata kella piisavalt palju edasi või tagasi, et jõuda või naasta sellesse aega, kus kõik on jälle suurepärane. Katseliselt lähebki kogu riik selle aasta 1. aprillil taas tagasi aastasse 2005 ja kuupäevaks jääb 1. aprill. Vastav arv tiire osutiga tuleb igal ühel endal välja arvutada. 2005. aastal oli praegusega võrreldes suhteliselt kena aeg, paljud suured ja negatiivsed sündmused veel olemata. Samas on mõned spetsialistid välja pakkunud ka Rootsi aega, mil Eesti aladel oli rahulik ja jõukas aeg. Samas pakutakse ka aastat 2060, kui taas peaks kõik olema rahulik. Millisesse aega enamik inimesi sooviks siirduda, selles küsimuses tehakse ka hiljemalt juunikuus referendum. Paralleelselt jääb valitsuse määruse kohaselt inimestel võimaluse suveaja asemel üle minna hoopis suvaajale, mis tähendab, et iga inimene keerab kella nii palju kas edasi või tagasi, kuidas ta ise tunneb kõige parem olevat. Ja mitmesugust. Kättevõtluse arendamise sihtasutuse eilsel asutamiskoosolekul avaldati lootust, et sihtasutus aitab senisest suuremal ringil inimestest ennast lõpuks ometi ükskord kätte võtta. Paljude nii riigi kui ka üksikisiku ees seisvate probleemide lahendamine on tegelikult ainult kättevõtmise taga, selleni aga ei ole aastakümneid jõutud. Päevadest saavad nädalad, seejärel kuud ja aastad, midagi ei muutu, kõht kasvab, rahva raha põleb, aeg kulub. Kättevõtlus eelneb tavaliselt ka ettevõtlusele ja on selle eelduseks. Kättevõtluse arendamise sihtasutuses kuuluvad kõik nõukogu liikmete kohad valitsuse esindajatele ja tegemist ongi esimese struktuuriga, mille valitsus on enda kätte võtnud. Ja teaduse vallast. Teadlased on teinud pikaajaliste katsete teel kindlaks, et mida ei ole, seda ei ole. Katse alguses ei olnud midagi ja katse lõppedes ei olnud alles sedagi. Katset korrati ja alguses seda ei olnud, peale katse lõppu aga oli see, mida polnud just midagi. Teadlased ei tea praegu sedagi, kas üldse on olemas todagi ja kas see ka huvitab kedagi. Ja ilmast. Täna tuleb Eestis valdavalt pisut pilves selgimistega silm, tuul puhub idast ja kagust viirusega 16–177 patsilli sekundis. Gripilaine kõrguseks mõõdeti 4–4,5 meetrit. Eetris olid uudised.